Brothers and sisters, vennad ja õed, we welcome you tere tulemast presidency's kuulama esimese presidentkonna jõululäkitust. Me oleme tänulikud võimaluse eest kokku tulla reflect upon ja meenutada meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse sündi ja elu. Jesus Christ. President Thomas S. Monson, who President Thomas S. Monson, kes on koosoleku eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda koosolekut. extend our warmest Christmas Saadame südamlikud jõulutervitused teile kõigile siin kohapeal ja nendele, kes vaatavad seda koosolekut hiljem. acknowledge the presence of the first Me tervitame ka kohal viibivat esimest presidentkonda ja 12 apostli kvoorumi liikmeid authorities, ning teisi üldjuhte auxiliary ja abiorganisatsioonide üldjuhatusi, kes viibivad siin koos meiega. music for the devotional Selle koosoleku muusika on Tabernaakli koorilt ja Templiväljaku orkestrilt direction Mac Wilbergi ja Ryan Murphy Ryan Murphy juhatusel. at the organ. Orrelil saadab Richard Elliot. We'll open the meeting by singing Koor laulab koosoleku avalauluks Oh, come all ye faithful, kõik ustavad tulge, mille järel teeb alguspalve õde Mary Ann Cook, first counselor. esimene nõuandja noorte naiste üldjuhatuses. The choir will then favor us with Seejärel laulab koor meile laulu What child is this, mis laps see on? Joyful and triumphant.
Our kind and loving meie lahke ja armastav taevane Isa. Me tuleme sinu ette tänuliku südamega selle õnnistuse ja võimaluse eest tähistada meie päästja Jeesuse Kristuse sündi, tema elu, tema eeskuju ja tema lepitavat ohverdust meist igaühe eest. Meil on täna õhtul eriline au kuulata elavate prohvetite sõnu ja palume sul neid õnnistada, neid toetada, eriti meie armastatud prohvetit president Thomas S. Monsonit. Me palume, et me võiksime kuulata neid sõnu ja neile kuuletuda, et me võiksime saada isiklikke ja peredena õnnistatud. Me oleme nii tänulikud nende eest, kellel on muusikalisi andeid ja võimeid ning kes õnnistavad meid täna õhtul muusikaga. Me palume, et me võiksime kuulates mõtiskleda sinu anni üle, meie päästja Jeesuse Kristuse ja tema mõju üle meist igaühe elus. Me palume, et me võiksime täituda püha vaimuga, et meil võiks olla suur soov elada, armastada ja anda, nagu tema seda teeks. Ja kõigi nende asjade eest ja kõige eest, mida sa oled meile andnud, me täname sind ja ütleme seda alandlikult sinu armastatud poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you for the beautiful suur tänu music. kauni muusika eest. We will be now Nüüd on meil au kuulda president Dieter F. Uchtdorfi, second counselor in the first teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet on minul võimalus teile kõneleda. the choir will then Seejärel laulab koor laulu O Little Town of Bethlehem, O Betlehem väike linnake. What a wonderful time. Käesoleva aeg aastas on imetabane. Kui ma kuulen muusikat, näen tulesid ja tunnen külma õhku, rändan justkui ajast tagasi ja mulle meenuvad sagedased hetked mu elus, mil jõuluvaim mu südant soojendas ja hinge rõõmustas. Sarnaselt paljude teie seast leian, et ühed armsamad ja eredamad mälestused jõuludest pärinevad lapsepõlvest. Kuigi ma kasvasin üles kitsastes oludes, tahtsid mu vanemad ometi, et jõuluaeg oleks nende lastele rõõmuküllane ja imepärane. Nad nägid selle nimel palju vaeva, et muuta jõuluaeg meie pere jaoks eriliseks. Tegime lapsena üksteisele kingitusi. Mul on meeles, et ühel aastal joonistasin ma oma õele jõulukingiks pildi. See polnud ilmselt mingi kunstiteos, aga mu õde pidas seda väga kalliks. Ma armastan teda nii väga selle eest. Ühel aastal kinkis minust 12 aastat vanem vend mulle midagi väga erilist. Ta oli leidnud meie kodu lähedalt pargist puutoika ja nikerdanud sellest mängunoa. See oli lihtne ja üldsegi mitte toretsev. Kuid kuidas ma seda hindasin, sest tema oli selle mulle teinud. Kas pole jõulude suurimatest rõõmudest näha lastel elevil nägusid, kui nad hoiavad käes neile tehtud kingipakki? Vanemaks saades näib kahanevat meie võime kinke sama elevusega vastu võtta. Mõnikord ei suuda inimesed seetõttu enam üldse kingitusi ega ka komplimente vastu võtta, ilma et tunneksid seepärast tänuvõlga. Nad arvavad ekslikult, et ainus võimalik viis sellele vastata on midagi veel väärtuslikumat vastu anda. Teised lihtsalt ei mõista kingi tähtsust. Nad keskenduvad ainult selle välisele küljele või väärtusele ning jätavad tähelepanuta, kui oluline see on siira andja jaoks. See tuletab mulle meelde sündmust, mis leidis aset päästja elu viimasel ööl. Ta kogus oma armastatud jüngrid enda ümber, murdis koos nendega leiba ning jagas neile viimaseid hinnalisi õpetusi. Kas mäletate, et pärast söömaaega tõusis Jeesus laua tagant, kallas kaussi vett ja hakkas oma jüngrite jalgu pesema? Kui ta jõudis Siimon Peetruse juurde, siis kalur keeldus sellest, öeldes, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Päästja noomis teda hellalt. Kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Olen kindel, et Peetrus arvas, et tal on üllas põhjus sellest annist keelduda ning toimis enda meelest õigesti. Kuid sel hetkel ei mõistnud ta, missugune vaimne tähtsus on sellel, mida Jeesus talle pakkus. Jõuluajal räägime palju andmisest, sest me teame, et õndsam on anda kui võtta. Kuid mind paneb mõtlema, kas me mõnikord ei suhtu hooletult hea saaja rolli ega lausa halvusta seda. Aastate eest sai üks väike tüdruk jõulupühal kingiks kauni helmekomplekti.
Tüdruku isa soovitas tal meisterdada nendest midagi oma sugulastele, kes olid peole kogunenud. Tüdruku nägu lõi särama, kui ta enda meelest täiuslikku kinki tegema asus. Ta valis kingi saajaks ühe vanemapoolse kurja näo ja valju iseloomuga tädi. Võib-olla muutub ta siis rõõmsaks, kui talle selle kaelakee teen, arvas väike tüdruk. Niisiis valis ta hoolikalt iga helme ning andis endast parima, et tädile midagi erilist kinkida. Saanud valmis, läks ta tädi juurde, ulatas talle kaelakee ja teatas, et on selle tema jaoks teinud. Ruumis võttis maad vaikus, kui tädi kee nimetissõrme ja pöidla vahel üles tõstis, justkui oleks tegu limase nälkjaga. Ta vaatas kingitust, kisitas silmi, kirtsutas nina ning pillas kee tüdruku peo peale tagasi. Seejärel pööras ta talle sõnagi lausumata selja ning alustas kellegi teisega vestlust. Väike tüdruk punastas piinlikkusest. Südamepõhjani haavnult lonkis ta vaikselt toast välja. Vanemad püüdsid teda lohutada. Nad kinnitasid talle, et kee on ilus vaatamata tädi hoolimatule käitumisele. Kuid väike tüdruk ei saanud midagi parata, et ta meel iga kord, kui see kogemus meelde tuli, nukraks muutus. Sellest on möödas juba aastakümneid, kuid väike tüdruk, kellest on nüüdseks saanud samuti tädi, meenutab endiselt kurvastusega päeva, mil tema lapselik kink tagasi lükati. Iga kingitus, mis meile tehakse, eriti selline, mis tehakse siirast südamest, on võimalus ehitada üles või tugevdada armastavaid suhteid. Kui oleme head ja tänulikud saajad, siis loome võimaluse luua sügavam kiindumussuhe kingituse tegijaga. Samas, kui me ei suuda üles näidata piisavalt tänu või koguni lükkame kingituse tagasi, siis ei tee see haiget üksnes nendele, kes meile oma südame ulatavad, vaid mingil määral ka meile endale. Päästja õpetas, et kui me ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse me taevariiki. Ehk võime ka meie sel aastaajal laste elevuse tunnistajaks olles meeles pidada vajadust uuesti avastada ja omaks võtta laste imeline omadus. Oskus olla südamest tänulik saaja. Pole ime, et päästja on meile täiuslikuks eeskujuks, mitte ainult helde andmise poolest, vaid ka tänuliku saajana. Oma sureliku teenimistöö lõpul Betaanias viibides tuli tema juurde naine alapasternõuga, mis oli täis haruldast kallihinnalist õli. Tal lubati võida selle hinnalise anniga tema pead. Mõned selle sündmuse tunnistajad said vihaseks. Milline raha raiskamine, ütlesid nad. Õli oli tohutu kallis. Seda oleks võidud müüa ning saadud raha vaestele anda. Nad nägid kingis vaid ajallikku poolt ning jätsid tähelepanuta selle hoopis suurema vaimse tähenduse. Kuid päästja mõistis, et kingitus oli sümboolne armastuse väljendus. Võttis ta selle tänuga vastu. Jätke ta rahule, sõnas ta neile, kes nurisesid. Miks te tülitate teda? Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Mu vennad jõed, kallid sõbrad, millised saajad meie oleme? Kas me näeme kingitustes armastuse väljendust, nagu päästja seda nägi? Meie päevil on päästja öelnud, et see, kes võtab kõik asjad vastu tänuga, tehakse hiilgavaks.
ja maa täius on nende päralt. Ma loodan, et nende jõulude ajal ja igal muul päeval aastas mõtiskleme eriliselt paljude kingituste üle, mida armastav taevane Isa on meile andnud. Ma loodan, et me võtame need kingid vastu lapseliku imetluse, tänu ja elevustundega. Mu meel muutub hardaks ja süda soojaks, kui mõtlen andidele, mida meie armastav, armuline ja helde taevaisa meile on andnud. Sõnul seletamatu püha vaimu anni, andestuse ime, võimaluse saada isiklikku ilmutust ja juhatust, päästja rahu, kindlustunde ja lohutuse, et surm on võidetud ja veel palju muud. Mis kõige tähtsam, Jumal on andnud meile enda ainusündinud poja, kes ohverdas oma elu, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kas oleme need kingitused võtnud vastu alandliku tänuga, rõõmuga või lükkame need tagasi uhkuse või petliku sõltumatuse pärast? Kas tunneme nende kingituste kaudu meie Isa armastust? Kas võtame need vastu viisil, mis tugevdab meie suhet selle imelise jumaliku andjaga? Või oleme liiga hõivatud, panemaks tähele isegi seda, mida Jumal meile iga päev annab? Me teame, et Jumal armastab rõõmsat andjat, kuid kas ta mitte ei armasta ka head, tänulikku ja rõõmsat saajat? Sest mis kasu on inimesel sellest, kui talle kingitakse and ja ta ei võta seda vastu? Vaata, ta ei tunne rõõmu sellest, mis talle antud on, ega rõõmusta tema üle ka kingi andja. Hoolimata sellest, kas meie elus on olnud 9 või hoopis 90 jõuluaega, oleme ikkagi lapsed. Me oleme taevase Isa lapsed. Seetõttu on meis olemas võime kogeda jõuluaega lapsele omase imestuse ja imetlusega. Meil on võime öelda, mu süda on ääreni täis rõõmu ja ma rõõmustan oma Jumala üle, heade andide andja üle. Ma tõstan oma kiitushääle koos teiega ja kõigi nendega, kes soovivad järgida armulist Kristust ja ülistan meie vägevat Jumalat tema poja hinnalise anni eest. Ma palvetan, et me näeksime sel jõuluajal ja alati Jumala poja sünni imepärast andi läbi lapse õndsate silmade. Mu palve on, et me võiksime heade andjatena püüda saada ka headeks ja tänulikeks saajateks. Seda tehes täidab jõuluvaim meie südant sõnul seletamatu rõõmuga. Seda ma ütlen Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. At Christmas time, we celebrate our Heavenly Father's jõulude ajal tähistame me täiusliku kingituse saamist oma taevaselt Isalt, tema armastatud poja Jeesuse Kristuse, maailma päästja sündi. Selles suurima kingituse meenutamiseks on jõuluajast kujunenud enamikule meist andmise rõõmu aeg. Kõik me teame omaenda kogemustest, kui väljakutsete rohke võib olla ligimeste teenimine. 1970. aastal kasvas meil peres 3 poega. Nagu paljud noored vanemad tegin ma pere vajaduste rahuldamiseks kõvasti tööd. 2 päeva pärast jõule pidin minema pikale ärireisile ja minu naine Kathleen pidi jääma terveks koolivaheajaks poistega üksi. Valisime hoolega, mida neile kinkida, sest teadsin, et nende rõõmus meel minu äraolekul sõltub suuresti mänguasjadest
mis nad jõulukingiks on saanud. Meie vanim poeg, kes oli tollal 7, sai kingiks ilmaennustusseadme baromeetri. Selgus, et see tuli ise kokku panna. Istusime pojaga koos laua taha ja püüdsime sellega hakkama saada. Laotasime laiali tosinate kaupa detaile ja uurisime hoolega juhendit. Mõne tunni möödudes sai mulle selgeks, et isegi kui me kõik osad õigesti oma kohale asetame, on baromeetri näitu üles-alla liigutaval mehhanismil midagi viga. Püüdsin pojal oma kahtlusi mitte välja näidata, kuid õhtul, kui poiss oli magama läinud, olin endast nii väljas, et kirjutasin oma päevikusse kaebekirja baromeetri tootnud firmale. Loen teile ette katkendi kirjast, mida ma kunagi ära ei saatnud. Õnneks meie poeg on oma baromeetrist vaimustuses. Ta on 7-aastane ja usub, et kõik, mis näeb hea välja, peab kindlasti ka töötama. Ma loodan, et ilm ei muutu enne, kui me saame teilt vastuse. Sest ma ei tahaks oma poega petta, hiilides salaja trepist üles, et baromeetri näitu käsitsi korrigeerida. Ma ei taha ka, et mu poeg kaotaks usu teie baromeetrisse. Palun selgitage mulle, kuidas seda tööle saada. Kui te mind ei aita, saab kannatada minu, mitte teie usaldusväärsus. Tsitaadi lõpp. Ma ei saanud õigel ajal tarkadelt inimestelt abi, et jõulukink tööle saada. Aga minu poeg, kes nüüd on juba ise isa, mäletab armastust, mida teineteist aidates jagasime. Ja ta mäletab siiani, kuidas me uskusime eksimatusse korda Jumala loodud maal ja atmosfääris, mis muudab ilma ennustamise kunsti võimalikuks. Meie meeletud katsed baromeeter tööle saada ei vähendanud seda usku. Õppisime sellest, mida teiegi oma kogemusest teate. Valmistamaks jõulurõõmu läheb enamasti tarvis veel kellegi teise abi. Üksinda tegutsedes tunneb seda harva. Teistega ühinedes on ka rõõm suurem ja kauakestvam. Ja mis ehk kõige tähtsam, rakendades usku päästjasse, loojasse ja igavese õnne allikasse, saab teile osaks Jumala puhas armastus, mis on suurim kõikidest andidest ja kestva rõõmu kindlaks allikaks. Kogesime selle tõelisust oma südames aastaid pärast baromeetri lugu ühtede jõulude ajal. Otsustasin, et kingin oma naisele enda kavandatud ja oma kätega valmistatud puust laeka. Vajasin selleks paljude teiste inimeste abi. Ühtedel olid vajalikud tööriistad, teistel oskused, mida minul polnud. Töötasime koos nädalaid. Vajasin abi ka pühalt vaimult, et leida viis, kuidas väljendada selle kingiga armastust ja usku evangeeliumisse. Lõikasin laeka kaane sisse meie pere monogrammi. Laeka esikülg koosnes 2 plaadist. Ühele lõikasin enda, teisele oma naise nimetähed. Laeka avamiseks tuli kasutada 2 võtit. Üks avas minu nimetähtede kohal paikneva luku, teine luku mu naise nimetähtede kohal. Nüüd kasutame seda kingitust pere aardelaekana. Alates nendest jõuludest, mil see laegas kuuse all oli, kuni tänaseni on laegast näitnud meie meeli ja sünnata armastusega üksteise ja päästja ohverduse vastu, mis võimaldab peredel olla igavesti koos. Nüüd seisab laegas, milles on perepildid ja jõulumuusika noodid. Meie elutoas vana klaveri lähedal.
seda kingitust valmistades tundsin oma pere ja õpetaja vastu suurt armastust. Aeg-ajalt puutun nende inimestega, kes aitasid mul seda laegast valmistada, ikka veel kokku ja tänan neid. Nendega kohtudes valdab mind taas seesama rõõm, mida tundsime siis, kui valmistasime üheskoos minu perele seda armastuse kinki kui märki armastusest, mida tunneme päästja vastu. Näen oma sõprade nägudel samasugust rõõmu nagu siis, kui me koos laeka kallal töötasime. Te teate oma enda jõuluaja kogemustest, et selliselt jagatud rõõmu allikaks on isegi lihtsate armastusest sündinud kingituste tegemine ja jagamine. Paljud teist on aidanud lapsel viia küpsiseid neile, kes tunnevad ennast jõulude ajal eriti üksildaselt. Inimese jaoks, kes lapselt sellise kingituse saab, võib see olla niisama hindamatu väärtusega kui viiruk. Ja kingitust toov laps võib meenutada hommikumaa tarkasid, kes tõid kingitusi päästjale. Mõlemale, nii kinkjale kui kingisaajale, meenub Kristus ning nende süda täitub armastuse ja tänutundega. Kiriku noored naised ja mehed koos oma juhtidega saavad anda kingituseks oma armastuse ja tunnistused meie templite ristimisbasseinides. Üha rohkem noori saavad kogemuse järjest sagedamini teenida tänu sellele, et üha rohkem templeid on rajatud nende kodude lähedale. Targad piiskopid ja noortejuhid aitavad noorte innustamisega sellele kaasa, mõni isegi koos nendega templis teenides. Tänu päästjale saavad nad kõik anda puhastavat ja lunastavat õnnistust neile, kes on sellest kingitusest oma maises elus ilma jäänud. Ühe suurenev hulk missionäre pakub koos päästja ja oma missionikaaslastega igavese elu kingitust. Missionile minemise vanusemäära alandamine võimaldab järjest suuremal hulgal inimestest tunda rõõmu sellest hindamatust kingitusest. Missionärid pakuvad Mormoni raamatut kõigile, kellega nad kohtuvad. See on kingitus armastusest ja tunnistusest, mille on valmistanud aastasadade jooksul ustavad prohvetid Jumalalt saadud inspiratsiooni ajal. Päästja vajas Mormoni raamatus sisalduva tunnistuse kingi valmistamiseks prohvetite abi ja selle kingi jagamiseks vajab ta missionäride abi. Ka pered jagavad jõulude ajal nii muusika kui sõnaga hindamatuid armastuse ja tunnistuse kingitusi. Kui ma väike poiss olin, kogunes meie pere Winkleri klaveri ümber, mis nüüd on üle 100 aasta vana ja häälest ära. Vana klaver seisab meie elutoas ja meie aardekirst on selle lähedal. See klaver on siiamaani hinnaline perekonnareliikvia. See oli kallis mu emale, sest selle kinkis talle mu isa, kui nad olid veel üsna vaesed. Minu vanemad teadsid, mida tähendab vaesus ja elasid seetõttu kokkuhoidlikult. Me saime jõuludeks tagasihoidlikke kingitusi, mu emal oli imeilus lauluhääl. Ta saatis meid jõulude ajal klaveril, kui me tuttavaid jõululaule ja pühasid kirikulaule laulsime. Ma ei tea, kas mu ema mõtles sellele, et ta tegi meile sellega ajatu kingituse. Isegi väikese poisina tundsin ma neid laule lauldes sõnul seletamatut rõõmu. Muusika täitis meie väikese kodu rahutoova vaimuga. Ma ei tundnud üksnes oma ema ja isa ning 2 venna armastust, vaid ka taevaisa ja päästja Jeesuse Kristuse armastust. Tundsin, et olin armastatud juba vaimumaailmas enne surelikku elu. Rohkem kui midagi muud soovisin, et tunneksin seda ühel päeval ka omaenda kodus. Ma tahtsin elada nii, et võiksin oma perega pöörduda tagasi meie taevasesse koju, kus ma teadsin taevast isa ja päästjat meid ootavad. Vaadates nüüd seda aardelaegast ja klaverit, meenuvad mulle armastuse ja perega seotud mälestused ning ma tunnen, kuidas minu üle laotub päästja armastus, lauldes koorides, pereringis ja klassiruumides ning kuulates täna õhtul jõululaule. Meenuvad meile rõõmuhõisked, mis kõlasid, kui saime teada, et saame tulla siia maailma ja et meile antakse päästja, kes meid lunastab. Ühel päeval laulame neid laule taevastes koorides. Ma palvetan, et vaim õnnistaks meid nende jõulude ja ka järgnevate aastate jooksul
väega jagada armastuse, Jeesuse Kristuse tunnistuse ja tema taastatud evangeeliumi ande. Ma tean, et sel rõõmsal pühade ajal näitab vaim meile kõikidele kätte lihtsad viisid, kuidas jagada armastust, usku ja rõõmu. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on tõepoolest Jumala poeg ja maailma päästja. Ta oli meie armastava Isa täiuslik kingitus meile. Päästja kutsub meid nende pühade ja ka muul ajal koos tema ja teistega jagama seda hindamatut rõõmu kingitust. Ma palvetan, et me seda teeksime. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. We express appreciation to the Me täname Tabernaakli koori ja Templiväljaku orkestrit ilusa muusika eest, mis on toonud jõuluvaimu meie südamesse. Samuti täname kõiki, kes on aidanud selle koosoleku korraldamisel. Meil on nüüd au kuulda kõnelemas meie presidenti Thomas S. Monsonit. Pärast president Monsoni kõnet laulab koor lõpetuseks armastatud laulu Püha öö.
vend Wilbergi märguandel laulab kogudus kooriga kaasa 3. salmi. Seejärel teeb lõpupalve vend Matthew O. Richardson, teine nõuandja pühapäevakooli üldjuhatuses, president Monson. Brothers and sisters, what a Vennad ja beautiful õed, sight you are. teid on kena vaadata. It's a privilege each year to begin my Mul on au alustada igal aastal oma jõuluaega koos teiega esimese presidentkonna pühalikul jõulukoosolekul. love to all of you. Ma armastan teid kõiki, Here in this building, nii neid, kes on siin kohal, these proceedings kui neid, kes saavad sellest koosolekust osa muul moel. season with this special meaning. Sageli toob jõuluaeg oma erilise tähenduse ja iluga pisara silma, Inspires renewed inspireerib taas pühenduma Jumalale provides ja toob, from the lovely kasutades armastatud laulu Calvary Kolgata sõnu, puhkust väsinutele ja rahu hinge. However, it is Ometi on kerge sattuda pühade aja pingete lõksu ja ehk isegi jääda oma elus ilma tõelisest vaimust, to gain mida soovime tunda. overdoing. It is On täiesti tavaline, et paljudel meist on just aasta lõpus liiga palju tegemist. Põhjusteks võivad olla liiga paljud jõuluüritused, millel peame osalema, liiga palju toitu, too many expectations, liiga suured ootused tension, ja liiga palju pingeid. and our efforts at Christmas Sageli oleme jõulude nimel tehtavate pingutuste pärast stressis, rung out kurnatud ja väsinud. during the time we should feel Seda ajal, mil peaksime hoopis tundma lihtsat rõõmu meie päästja sünnist. Savior. Finding the real joy of Christmas Kiirustamine ja ringi tõttamine, et jõuaks muudkui rohkem asju tehtud ja ka kingituste kokkuostmine ei too tõelist jõulurõõmu. we find real joy when Tõelist jõulurõõmu tunneme siis, kui keskendume pühade ajal päästjale, him in our thoughts. tehes seda, mida tema soovib, et me siin maa peal teeksime, võime hoida teda oma mõtetes ja oma elus. At this time particularly, Järgigem tema eeskuju, eriti nüüd, jõulude ajal, we love armastades ja teenides oma ligimesi. a segment of our society Meie ühiskonnas leidub neid, kes janunevad meeletult armastuse järele, eriti eakamate inimeste hulgas ja eriti siis, kui nad peavad tundma üksinduse valu. Kustuvate lootuste ja purunenud unistuste jahe tuul vihiseb eakate inimeste seas ja nende hulgas, kelle eluõhtu on kätte jõudmas. Mõned aastad tagasi kirjutas vanem Richard L. Evans järgmist, ma tsiteerin. See, mida nad oma vanadusaastate üksinduses vajavad, on vähemasti osaliselt sama, mida meie vajasime oma ebakindlatel noorusaastatel, ühtekuuluvustunnet, kindlust, et meid tahetakse ning armastavate südamete abi. not merely dutiful for Mitte üksnes kohusetruud formaalsuste täitmist ega üksnes tuba majas, one's heart. vaid kohta kellegi südames ja elus. Not bring them back, Me ei saa tuua eakaid tagasi nende noorusaja hommikusse, kuid me saame aidata neil elada loojuva päikese soojas kumas, mida kaunistab meie tähelepanelikkus, abivalmidus ning tegus ja siiras armastus. Tsitaadi lõpp. brothers and sisters. Mu vennad ja õed, Love is a tõeline armastus on päästja armastuse peegeldus. in December of each year, Iga aasta detsembris nimetame seda jõuluvaimuks. you can hear it. Te võite seda kuulda, te võite seda näha, te võite seda tunda. Recently, I thought back to Meenutasin hiljuti üht oma poisiea kogemust, millest olen juba paaril korral rääkinud. I was just 11. Olin siis kõigest 11-aastane. President Melissa Meie algühingu juhataja Melissa oli hallipäine armastust kiirgav vana daam. primary Melissa Ühel päeval palus Melissa mul veidi kauemaks algühingusse jääda, et saaksime vestelda. the two of us sat in the otherwise Istusime kahekesi täiesti tühjas saalis. place your arm about me. Ta pani käe mu õlale ja puhkes nutma. Surprised, I asked her why. Pärisin üllatunult, miks ta nutab. She replied,
ta vastas, mulle tundub, et ma ei saa hakkama sellega, et meie 10-aastased poisid oleksid kohe algühingu alguses aupaklikud. Kas sina, Tommy, saaksid mind aidata? Lubasin Melissale, et aitan teda. Minu jaoks üllataval kombel, kuid mitte üllatusena Melissa jaoks, tegi see algühingus lõpu aupaklikul seotud probleemidele. Melissa oli pöördunud probleemi põhjuse. Ehk siis minu poole. Armastus tõi lahenduse. Aastad möödusid. Imeline Melissa, kes oli jõudnud 90-ndatesse eluaastatesse, elas nüüd Salt Lake City loode osas asuvas hooldekodus. Veidi enne jõule otsustasin oma kallile algühingu juhatajale külla minna. Kuulsin autoraadiost laulu. Kuula, kõlab ingli hääl. Kuningas meil sündis tääl. Mõtlesin sellele, kuidas hommikumaa targad palju aastaid tagasi külla läksid. Nad viisid kingituseks kulda, viirukit ja mürri. Mina võtsin kaasa vaid armastuse ja tänusoovi. Leidsin Melissa söögisaalist. Ta oli just istunud sööma ja torkis toit oma vanadusest nõrgast käesoleva kahvliga. Ta ei söönud suutäitki. Kui ma teda kõnetasin, vaatas ta mind lahkel, kuid tühjal pilgul. Võtsin kahvli enda kätte ja hakkasin teda söötma, rääkides ise kogu aeg sellest, kuidas ta algühingus poisse ja tüdrukuid teenis. Ta ei teinud ühtki vihjet, et ta oleks mu ära tundnud, rääkimata sellest, et ta oleks sõnagi lausunud. 2 hooldekodu elanikku silmitsesid mind hämmeldunud pilgul. Viimaks hakkas üksteist rääkima öeldes, ära räägi temaga. Ta ei tunne kedagi ära, isegi mitte oma peret. Ta pole kogu siinule kojal sõnakestki lausunud. Lõunasöögi aeg sai läbi. Minu ühepoolne jutuajamine jäi soiku. Tõusin, et lahkuda. Hoidsin oma käes tema jõuetut kätt. Silmitsesin ta kortsulist, kuid kaunist nägu ja ütlesin, Jumal õnnistagu sind, Melissa, rõõmsaid jõule. Ootamatult hakkas ta rääkima. Ma tunnen sind. Sina oled Tommy Monson, minu algühingu poiss. Kuidas ma sind küll armastan. Ta surus mu käe oma huultele ja andis sellele õrna armastusest tulvil musi. Mööda tema põski veeresid pisarad ja kukkusid meie kätele. Taevas ja Jumala arm pühitsesid tol päeval meie käsi. Sõnumitoojatest inglid laulsid. Õpetaja sõnad omandasid minu jaoks isikliku tähenduse, mida ma polnud varem tundnud. Naine, vaata, see on su poeg. Ja oma jüngrile ütles ta, vaata, see on su ema. Tundub, nagu kostaksid Petlemas sõnad. Nii vaikselt uue alguse. Me ellu toonud ta. Ja armastuse valguse me hinge istutab. Nii tasa tuleb issand. Ei meie kuulda saa. Kui talle ukse avame, siis sisse astub ta. President David O. McKay on öelnud, tõeline õnn tuleb ainult teiste õnnelikuks tegemisest. Jõuluvaim paneb meie südamed särama vennalikust armastusest ja sõprusest ning õhutab meid lahketele teenimistegudele. Selline on Jeesuse Kristuse evangeeliumi olemus, tsitaadi lõpp. Kellelgi meist ei ole paremat aega kui praegu, jõulukuul, et pühendada endid veelgi rohkem Jeesuse Kristuse õpetatud põhimõtetele. See on aeg armastada kogu südamest issandat, meie Jumalat ja meie naabreid, nii nagu iseendid. On hea pidada meeles,
et see, kes annab raha, annab palju. See, kes annab aega, annab rohkem. Kuid see, kes annab iseenda, annab kõik. Muutkem jõulud ehedaks. Jõulud ei ole üksnes kuld ja kard, kui me just ise pole oma elu nii seadnud. Jõulud on andmise aeg, ilma et mõtleksime saamisele. See on õnneaeg, sest me näeme inimeste rõõmsaid nägusid. See on eneseunustamise ja teiste jaoks aja võtmise aeg. See on aeg öelda lahti tähtsusetust ja rõhutada tõelisi väärtusi. See on rahuaeg, sest me oleme leidnud rahu päästeõpetustes. See on aeg, mil tajume kõige tugevamalt, et mida rohkem me teistele armastust jagame, seda rohkem meil seda teiste jaoks on. On kirikus ja kodus jõuluootus, on põuepugend kõigil kingilootus, kuid mis on jõulud, teada saab vaid see, kes rõõmsalt avab oma südame. On jõulukella hääl nii tasane ja kume, mis lauludega kostub üle lume. Meil rõõmsaks pühadest läheb meel, on jõulud tõesti meie poole teel. Otsigem ka siis, kui jõulud on meie ümber oma täies säras. Hommikuma tarkade kombel seda ühte eredat tähte, mis juhataks meid jõulude ajal teenima oma ligimesi. Rännakem kõik oma vaimus Petlemma, võttes päästjale kingituseks kaasa õrna hooliva südame. Ja olgu meil kõigil rõõmuküllased jõulud. Sellest ma palvetan Jeesuse Kristuse pühal ja õnnistatud nimel. Aamen. Oh
Our dear and wonderful Father, meie armas ja imepärane taevaisa, been a blessing to tänaõhtune kogunemine on olnud meile õnnistuseks. blessed by the Meid on õnnistatud andeka koori ja orkestriga bless them. ja me palume sind neid õnnistada. Meid on eriti õnnistatud meie prohvetite, nägijate, ilmutajate, nimelt meie armastatud esimese presidentkonna elavate sõnadega. Me armastame neid ja palume, et sa neid jätkuvalt toetaksid, kui nad teevad sinu tööd. We ask that we might Isa, me palume, et me võiksime saada jõudu nende sõnade järgi elamiseks. for the instruction. Me oleme tänulikud saadud juhatuse ja meeleülenduse eest ning palume, et see võiks saada osaks meie elust. We close this devotion Selle koosoleku lõpus palume, that thou wilt et sa annaksid meile jõudu, minds and avada oma meeled ja südamed ja keskenduda armastatud päästjale, Jeesusele Kristusele, mitte ainult sel pühade ajal, in every season. vaid alati. For these things we give Nende asjade eest me täname ja palume alandlikult meie lunastaja Jeesuse Kristuse nimel. Christ. Amen. Aamen.